Intervjuu helilooja Tauno Antsiga. Mis on teie loomingu läbiv joon? Läbiv joon on muutumine. Ma arvan, et muidugi on mingi niisuguseid tehnilisi võtteid, mis on mulle südamelähedasemad kui mõned teised. Kindlasti rütmiline komponent, kui suures ja üldises plaanis rääkida. Teatud mõttes kontrapunktiline lähenemine, et on mingisugused liinid, mis üksteisesse suhtuvad nagu vana aja kontrapunkt. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Kui niimoodi kuu lõikes vaadata, siis ma arvan, et on reaalne niisugune sisseelamise aeg, inspiratsiooni otsimise aeg. Kui tekivad mingisugused esmased ideed, siis tuleb niisugune nagu töötlemise aeg või vormistamise aeg. Vormistamise võib-olla esimene järk, et see võtaks mingisugust kuju, jaotuks instrumentide vahel ja siis tuleb niisugune kolmas järk, kus see hakkab nagu lõpliku kuju võtma. Ma arvan, et niisugune kolm etappi ühe töö puhul, enne kui ma saan öelda, et see on valmis, on niisugune välja kujunenud sammude hulk. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu, mis raskusi? Loomingu puhul teos ise valmistab kõige rohkem rõõmu ja raskust ka. Kui see teos õnnestub ja seda on nagu tunda, siis see teeb väga suurt rõõmu ja see on nagu annab jõudu edaspidiseks ja annab seda õiget tunnet, ma arvan, mille peale helilooja võib toetuda. Lugu, mis on saanud tähelepanu ja mis on valmis tehtud, nüüd ebaõnnestub mingisugustel põhjustel, siis esimene pilk vähemasti mul endal on ikkagi minule suunatud, et see lugu ebaõnnestub. See valmistab nagu suurt raskustunnet ja see ei ole kuidagi lihtne kanda. Aga praegu on hetkel tasakaalus omavahel. Mis teid inspireerib? Ma arvan, et see on kõrvale Kalle normaalsusest muidugi tegeleda üldse heliloominguga. Mulle tundub, et mulle tundub, et ma ei saa teisiti. No lihtsalt helid põluvad mind nii palju, et mulle lihtsalt meeldib nendega tegeleda. On muidugi alati võimalus üledoosiks, et see nagu kõige parem šokolaad või moos võib ka mõjuda ju niimoodi, et maitseb küll, aga ikka kuskilt maalt läheb piir. Et see on nagu niisugune, peab targasti sellega ümber käima, selle muusika kirjutamise, muusika kuulamisega, muusikas sees olemisega. Kas ja millisest muusikast ammutate inspiratsiooni? Niisugune teadlik töö muusikaga. Ma kuulan, analüüsin, kirjutan partituure laiali, ehitan, vaatan, kuidas on tehtud, võtan koos lahti. Ja selle muusika valikul ei sea ma suugi piire endale, et mis muusika see peab olema. Täiesti nagu kõik muusika selleks sobib, et ma lihtsalt vaatan, katsun aru saada, kuidas on tehtud ja seda enda tööriistaks kujundada mingisugusel sobival hetkel. Ja siis on teistsugune muusika, mis lihtsalt nagu kuidagi jõuab minuni kas juhuslikult või lihtsalt teadlikult kontsertile minnes. See oli niisugune viimane ahaa-elamus. Liisi Koiksoni kontsert. Tough Grooves. Väga meeldis. Oli niisugune puudutav ja huvitav ja heade muusikute esituses kõlas.
kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Paar aastat tagasi ma oleks teinud mõnusalt pikka loetelu praegu, aga hetkel ma jään nagu jänni isegi. Selles mõttes neid on tõesti palju, et ma arvan, et igal heliloojal on ju midagi öelda, muidu ta ei kirjutaks helisid ja seda. Ja kui on juba öelda, siis teine helilooja on kindlasti nagu kasulik kuulaja. Loomulikult kindlasti õpetajad tegelikult, Sumera, Helena Tulve on mõjutanud seda kujunemisperioodi minus. Mida soovitate noortele heliloojatele? Et kui nagu teisiti ei saa, kui tuleb muusikat kirjutada ja muusikat teha, siis ei ole pääsu, siis ei ole enam midagi teha, siis parem on õppida. Et saada kokku teistega, kes ka on samasuguse diagnoosiga. Kool kui tugisüsteem natuke aitab ja natuke nagu teeb lihtsamaks mingisuguseid pingutusi, sest üldiselt ma arvan, et normaalne inimene on laisk inimene ja et mis ta siin ikka pingutab, muidugi kui see valu on nii suur kirjutada muusikat, siis muidugi pingutab. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.